Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerulli poliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Tere, head vaatajad! Eesti Televisioonis on täna taas debatiõhtu. Ettevõtjad on teinud valitsusele sadu ja sadu ettepanekuid, kuidas vähendada bürokraatiat ning parandada majanduskliimat. Miks see bürokraatia meil niimoodi vohab? Kuidas muuta riiki loogilisemaks ja kuidas tuua ettevõtjatele taas sära silmi? Esimene stuudio alustab. Sellistel põnevatel teemadel täna väitleme ja tere tulemast saatesse Maris Lauri Reformierakonnast. Tere õhtust. Liisa Pakosta Eesti 200. Tere õhtust. Aivar Kokk Isamaa. Tere õhtust. Tanel Kiik Sotsiaaldemokraatlik erakond. Terist. Rene Kokk EKRE. Tere õhtust. Ja Lauri Laats Keskerakonnast. Tere õhtust. Veel kord hea, et tulla saite ja proovime siis hoida 1 minuti reeglit. Liisa Pakosta, kas selline talgu korras riigi paremaks tegemine on ikka hea mõte, sest neid ettepanekuid on, nagu Ansip ütleb, setust saareni ja lõpuks on palju kisa ja vähe villa? Üliägedad ettepanekud on. Ma olen need läbi vaadanud. Õnneks need kattuvad paljude asjadega, mis on juba töös, aga sealt on seda hoogu tegelikult tunda. Ju oli aeg õige, et seda nüüd praegu just täpselt niimoodi teha. Tõesti see koorem, mis sealt vastu paistab ja see äng, mis seal mõnedes kirjeldustes, see on värvikalt ju kirjutatud ka mõnikord, et see annab selle tunnistuse, et on mindud ülemäära nende reeglitega ja inimesed päriselt kannatavad selle all, ettevõtted kannatavad, eraisikud kannatavad ja tegelikult avalik sektor ise ka kannatab. No Tanel Kiik, üle 500 ettepaneku oli äsja, kui vaatasin. Kas meie riik ja ettevõtlus on tõesti siis nii katki? Ei, seda kindlasti mitte, aga eks ta selline natuke nagu poliitiline näitemäng on, mida meile lavastatakse, et selline võib-olla ventiili moodi, et lasta natuke seda pinget välja ja tegelikult kui suhelda ettevõtjatega, mida me kõik ma arvan teeme, siis väga palju heidetakse just ette sellist ebastabiilsust. Ehk meil on olnud viimase 4 aasta jooksul nüüd 5 valitsust Reformierakonna juhtimisel, kõik võimalike parlamendi erakondadega, veel peale EKRE, küllap see kutse ka teile tuleb. Ehk tegelikult inimesed ootavad, nii inimesed kui ettevõtjad ootavad stabiilsust, selgust nii maksupoliitikas, majanduspoliitikas, loomulikult ka bürokraatiaga vähendamisel, aga see, et pidevalt vahetuvad valitsused, pidevalt vahetuvad maksusüsteemid, maksulahendused ja täiendavalt ka ministrid, kes peaks samu bürokraatia vähenduse ettepanekud ellu viima, see mingisugust kindlustunnet küll ei paku. Aitäh! No sotsid on koha opositsioonis sisse võtnud, mida on tore vaadata. No ikka. Maris Lauri, on siis nii, et Reformierakond teeb valimiskampaaniat, mis saab sügiseste valimistega läbi lihtsalt? Ei, me tahame tõesti asju paremaks teha. On asjad, mida me oleme teadnud ammu, et tuleks teha, aga nagu ikka, Eestis on koalitsiooni valitsused partneritest, kui üks ei taha teha, siis ei saa mõningad asju üldse teha. Ja ilmselt on ka tõesti aeg erinevatel põhjustel vaadata läbi see, mida on tehtud ja nii-öelda
põllu pealt tulev signaalid selle kohta, mida tuleks konkreetsemalt muuta, on kindlasti vajalikud. Üldsõnaliselt on jah lihtne öelda, vähendame bürokraatiat, aga mis on need konkreetsed sammud, kus kohas see kõige rohkem pitsitab, see nii-öelda nendega käest kätte saada ongi väga väärtuslik tegelikult. Aivar Kokk, kas te oskate lühidalt ära seletada, kes selle bürokraatia niimoodi vohama on lasknud? On need poliitikud või ametnikud? Eks siin on mõlema kapsaad, aga kui siin eelkõnelejad räägivad, et midagi hakkas muutma, siis küsiks, et homme tõuseb elektriaktsiis 45%, gaas 17%, 7% oli diisel, käibemaks tõuseb 1. juulist, nii et praktiliselt siis 2 aastaga 20% tulumaksu, 20% tõusu käibemaksule ja siis keegi hakkab rääkima, et midagi tahaks kokku ja eriti just peaks elektri ja gaasi pealt kokku hoidma ja iga aasta 1. maist tõstame nagu elektrit pea 45%-ga, et see usku küll ei ole ja kui keegi peaminister ütleb, et hakkavad neid makse vähendama, siis ju tegelikult on bluff, et algul öeldi, et kaitsekuludeks läheb 3 aastaks käibemaksu ja tulumaksu tõus. Nüüd öeldakse, et see jääb 24% peale ehk 20% on tõstetud või tõstetakse siis käibemaksu ja tulumaksu ja seda kõike meie inimeste ja ettevõtjate arvelt, et usku, et tänane koalitsioon midagi muudab, aga tõstab makse. Ma kinnitan, et me ei tee täna ainult maksudebatti. Lauri Laats, kas sellesse mehhanismi, kuidas neid ettepanekuid kogutakse, ei ole teatav pettumus ette sisse kirjutatud, sest neid on nii palju, nad on nii erinevad ja kõike niikuinii ellu ei viida? No kui me vaatame läbi aja, siis tegelikult see ei ole esimest korda, kui kogutakse mõtteid ettevõtjate poolt. Neid pöördumisi on olnud nii Partsi ajal kui ka teiste peaministrite ajal. Siin mitte midagi nagu uut ei ole. Ma arvan, see on puht poliittehnoloogiline võte. Aga ma teiselt poolt ma ikkagi loodan, et ettevõtteid võetakse mingilgi viisil, mingilgi määral kuulda, aga samas probleem on ju palju laiem. Probleem on selles, et meil ei ole pikka visiooni sellel valitsusel, et mis meist saab 50-20 aasta pärast. Meil ei ole tegelikult ühiskonnast usaldust selle valitsuse osas ja ennem kui ei ole taastatud usaldus, siis kõik need muud tegevused, väga palju siin ei loe. Ja teine pool, ei ole ka sellist vastutust, et minu arust Eesti praegu valitsuse kõige suurem probleem on selles, et keegi millegi eest ei taha vastutada. Jah, tõesti, valitsused muutuvad, ministrid muutuvad ja tihtipeale hästi palju taha jääb ikkagi personaalpoliitika taha. Ehk siis, kui me vaatame ka need ministrid, keda pannakse kohtadele, ka värsked näited, kus siis tegelikult põllumajandusministri pandi paika noormees, kellel ei ole kogemust, majandusvaldkonda juhib meil üks teine noormees, kellel samuti ei ole kogemust. Väga kaugele niimoodi ei sõua. Rene Kokk, kui palju nendest ettepanekutest tegelikult vääriks üldse elluviimist? Et seal on, ütleme, see pilt on väga kirju seal. Soome ettevõtjad mõnda aega tagasi tegid ka ettepanekud omavalitsusele, siis kui õigesti mäletan, neid oli 41. Aga suures pildis näeb see kangesti välja sedamoodi, et Reformierakonna juhtimisel on ise probleem tekitatud ja nüüd siis kangelaslikult PR-võtetega tullakse seda lahendama, et ega siis neid sisendit on tulnud ju ette ja koolidelt ja igalt poolt ju aastaid, et ega siin ei ole midagi uut, aga kui lihtsalt ei kuulata, me võime väga palju näiteid tuua selle protsessiga, mis minut aastat toimunud on, siis kui ei kuulata, siis ei kuulata. Et loodame, et nüüd läheb teistpidi, aga põhjust väga seda loota ei ole, et eks see süke PR-trikk rohkem on. On siis PR-trikk ikkagi? Ei. Kindlasti opositsioonil on väga mugav positsioon materdada, öelda, et kõik on valesti olukorras, kus tõesti majanduses on olnud keerulised ajad ja ongi tõesti, ei saa eitada, ongi tehtud väga palju otsuseid, mida on ka tagasi pööratud, sellepärast et on selgunud, et nad ei ole kõige paremad lahendused olnud. Aga ma arvan, et juhid, kes julgevad oma ekslikke otsuseid ümber teha, on tugevad juhid. Aga need, kes üksnes räägivad sellest, et kõik on halvasti ja veel halvemaks läheb, ja ega tegelikult ei kuule ju neid ideid ja mõtteid ja kaasamõtlemist ja pakkumisi. On üks leppimatu hädaldamine, aga kui me vaatame Eesti edulugu, siis edulugu toetub sellele, et on tahe midagi teha, midagi parandada ja
õpitakse sellest, mis on võib-olla alati mitte kõige paremini välja tulnud, aga alati edasi püüeldakse. No, Tanel Kiik, aidake nüüd see fenomen ikkagi lahti seletada, et kui te olite valitsuses, et siis ma saan aru, et Reformierakond mõtles päevad läbi välja uusi regulatsioone ja teie mõtlesite päevad läbi, kuidas ettevõtjatel parem oleks. No kahtlemata sotsiaaldemokraadid mõtlevad kogu riigi peale. Kerge iroonia muidugi siin oli ka sees. Ma saan sellest aru, aga faktiliselt on ta ikkagi niimoodi, et kui vaadata seda kogu bürokraatiat, mis Eestis on, siis võta viimased 20 aastat. Viktoriini küsimus, kui mitu aastat sellest 20 aastast on Reformierakond riiki juhtinud? Ise vastan, 16 aastat. 80% viimasest 20 aastast on Reformierakonna juhitud valitsused järjest sama bürokraatiat tekitanud, mida nüüd siis kangelaslikult hakatakse lahendama. Ehk no paratamatult tekib selline iroonilise tunde, et kas siis kõik teised partnerid, kõik ülejäänud erakonnad kogu aeg sundisid seda Reformierakonna bürokraatiat kehtestama ja nüüd lõpuks leidsite selle partneri Eesti 200 näol, kellega saab hakata seda lahendama. Aga sotsid ei tekitanud see ei kõla ju tõsiselt, ei, kõik on tekitanud. Ma kindlasti väidet ei ole, aga lihtsalt kuidagi moodi nüüd teha nägu, et niimoodi, see on nagu 5. restart, eks ole. Ehk et iga kord uus valitsus, nüüd me hakkame tegema, nüüd paneme raha julgeolekusse, nüüd hakkame majandust elavdama. 3 aastat majanduslangust, erinevate valitsuste ajal ei ole suudetud seda teha ja nüüd tegelikult kolleegid ütlesid õigesti, et valitsusega, kelle puudub igasugune rahva usaldus, sealhulgas ka ettevõtjate silmis, püütakse nüüd hakata nagu jälle mingisugust uut algust etendama, kehastama. Tegelikult see enam ei tööta. Inimesed näevad ju selle läbi, ettevõtjad näevad selle läbi. Ma väga loodan, et need asjalikke sisulisi ettepanekud, mis esitatakse, võetakse ka arvesse, aga ma väga kardan, et pigem see saab olema selline, kus võetakse sealt välja mingisugused peenhäälestamise, võib-olla mingi 3-4 või võib-olla 10 asja, näidatakse seda suure töövõiduna ja tegelikult Eesti inimesed, ettevõtjad mingid edasiminekut siit ei tule. Liisa Pakosta, tunnistate, et teatud mõttes valitsus mängib tulega, sest ettevõtjad on varemgi kõrvetada saanud, kui reaalset tulemust ei tule, siis nad on paadist väljas. Nüüd peab see muutus toimuma, mida nüüd ei pea, vaid nüüd saab see muutus toimuda. Selles mõttes ma olen Tanel Kiigega nõus. Siin on ikkagi maailmavaateline lahe, aga ma püsiks teemas ja selgitaks ära 2 asja, kui lubate. Esiteks, see ei ole populaarne tegevus bürokraatiat vähendada. Need on normid, mis on kõik poliitikud teinud alati selleks, et lahendada mõnda inimeste muret. Ja poliitikud on tulnud inimestele vastu ja pakkunud mingi lahenduse, et me nüüd seda reguleerime ja sellega me lahendame teie mure. Ja nüüd, kui seda regulatsiooni tagasi võtta, siis on enamasti sotsid kõige esimesed, kes ütlevad, et ei, see peab olema jäigemini reguleeritud, see peab olema ikkagi, me peame inimesi rohkem kaitsma nende endi eest ja selles mõttes ei ole mingi populaarsuse tagaajamine. Teiseks, kui me mõtleme seda, et üle 500 ettepaneku on tulnud ja te räägite, et usaldus selle protsessi vastu ei ole. Vastupidi, need on kõik väga sisulised ettepanekud ja need tuginevad just nimelt selles, et praegu on võimalik need muudatused ära teha. Praegu on see olukord kumuleerunud nii suureks ja nii tõsiseks, et me tõesti võiksime kõik aru saada, et seda tuleb oluliselt vähemaks tõmmata. See arusaam ühiskonnas tegelikult tekkis juba selle kestlikkuse aruandega ja nüüd on lõpuks aeg jõuda tõesti tegudeni. Aivar Kokk, lihtsalt, et aru saada, mille üle me arutame. Kui räägite tuttavate ettevõtjatega, kuidas ettevõtja ennast tänases Eestis tunneb? Väga keeruliselt, eks ma olen ise ka ettevõtete omanik ja kui siin räägitakse, nüüd arutatakse 2020 koroona ajal 2 nädalaga tehti otsus, et aktsiisid langetati töötajatele 3 kuuks makse töötukassa kaudu. Ja me olime Euroopa kõige kiiremini arenev riik, kus Eesti Pank ütles, me oleme põhja, tegelikult olime. Nüüd oleme 9 kvartalit olnud miinuses ja mis tulem on? Automaks. Järgmisest aastast 100% on võimalik maamaksu tõsta, kodualuse maamaksu kadumine, maksu otsa. Ükski ettevõtja ega inimene ei suuda seda enam välja kannatada. Energiakuludega läks ära 2 miljardit taskust, nüüd on maksudega järgmise aasta seisuga iga aasta veel 2 miljardit. Kust see raha tuleb? Ja ainult 1 põhjuseks on Reformierakonna kõrgepalgaliste tulumaksuvabastus, mis võtab 550-600 miljonit riigieelarvest ja järjest mõeldakse uusi makse. Bürokraatia on loomulikult jama, see 20% ametkonna vähendamine oleks väga lihtne. Ma mäletan, 2020 oli see mängureegel juba paigas ja kuidas oleks läinud, aga lihtsalt tol hetkel koalitsioon lagunes. Rene Kokk, vaadates nende ettepanekute sisu, kui palju sellest saab Brüsseli kaela ikkagi ajada või oleme me ise liiga agarad, et kes tegi, ise tegi? No see on nii ühtepidi kui teistpidi, et ma arvan, et kogu meie riigi sellist
juba pikemaajalist juhtimust iseloomustab võib-olla väga hästi siin Eleringi juhi üks sõnavõtt või artikkel, kus ta ütles, et energiapoliitikas ei tohigi teha Eesti huvidest lähtuvaid otsuseid. Et kahjuks me näeme sellist suhtumist riigi tasandil väga paljudes valdkondades ja kui meil on selline suhtumine meie tippjuhtidel ja meie riigijuhtidel, siis ei ole mitte midagi imestada. Mis nüüd mis teha nüüd siis sellega, et kas siis on Euroopa direktiivid ja nõuded või meie oma agarus, siis nii üht kui teist, sest ma pean tunnistama kogu selle aja vältel, mis mina olen Riigikogus olnud, siis ega peale EKRE ja Isamaa ka aeg-ajalt tuleb ikka appi neid eurodirektiividest siis rumaluste ja lolluste väljavõtmisi teised neid ettepanekuid ei tee. Et ma mäletan iga kord, kui me jälle mõnda muud agarust hakkame üle võtma, kui ma küsin ametnike käest, et kui palju see meil lisakulu teeb või kui mitu töökohta see teeb, siis alati on vastus 5-7 standard, palju me jälle iga uue direktiivi ülevõtmisega saame, rääkimata siis rahalisest püsikulust, mida me eelarvesse võtame. Ehk siin on põhjust peeglisse vaadata küll meie headel koalitsioonierakondadel küll ja küll. Lauri Laats, järsku meil oleks ka ikkagi sellist mootorsaega tüüpi vaja? Meil on tegelikult vaja nagu sellist paindlikkust, mõnes mõttes kavalust ja tegelikult hästi mobiilset ja kiiret otsustamisi, arvestades, et tegelikult kogu see maailm muutub ja me ei pea nagu tuimalt kõiki neid direktiivi vastu võtma ja tegelikult me mõnikord isegi võtame palju sellisema rangema direktiivi ja nõuded, kui ta tegelikult seal Euroopas tuleb. Ja minu arust siin on ikkagi hästi palju ametnike taga ka. Et siin on olnud väga erinevad näited, kas või võtame selle viimase näite, mis puudutab siis kaubanduskeskuste siis parkimis elektrifitseerimist, kus siis oli valmiduse vaja siis 27. aastaks luua, mis maksab hästi palju raha ja kus siis tegelikult ametnikud, kui see direktiivi tutvustasid, siis nad ei rääkinud sisu lahti. Ja siis nad tõid veel näiteks, aga teate, me ju rääkisime ka ettevõtjatega ja ettevõtjatel ka selle vastu ei ole mitte midagi. Lõpuks, mis siis tegelikult selgus, oli see, et see osa, mis puudutas just parkimist olukorda, sellest keegi midagi ei rääkinud. Ja siis võetigi see otsus vastu ja tulemus on käes. Ehk siis tegelikult, kui me vaatame kogu seda olukorda, kõik normid, kõik regulatsioonid, mis me peame vastu võtma, siis tuleb süübida sinna. Ja seal on hästi palju nii poliitikute tegemata tööd, ametnike tegemata tööd ja see vohab lihtsalt. Ja loomulikult tulebki hakata seda vohamist peatama. Et mitte jääda Euroopa teemadega päris abstraktseks, siis toon veelgi konkreetsema teema sisse. See on üks ettevõtjate suur mure ja ettepanek seondub kestlikkusaruandlusega, mille arutelu tõe huvides käis läbi mitme valitsuse. Nii et kui siin süüdistamiseks läheb, siis olgu see ära öeldud. Aga ettepanek on Liisa Pakosta siis muuta see vabatahtlikuks. On see üldse tehtav? Et kuidas me Brüsseli ümber pöörame? Me ei näe mitte ainult Eestis, et ettevõtjate võimalused päriselt tööd teha on piiratud sellepärast, et nad peavad nii palju aega kulutama igasuguste haldusülesannete täitmisele. Seda näeb terve Euroopa. Meil on mitu üle-euroopalist raportit tehtud, kus on see välja toodud, et on mindud selgelt liiale. Just selle sama asjaga, et aitame inimesi, kaitseme inimesi ja nende enda eest on mindud selgelt liiale. Õnneks on Euroopa Komisjon võtnud väga selgelt selle suunise ja selle tee, et väga kiiresti, enneolematu kiirusega omnibussidega praegu vähendatakse seda koormust, lükatakse asju edasi, muudetakse vabatahtlikuks, vähendatakse koormust ja selles protsessis Eesti osaleb väga aktiivselt. Kui me mõtleme selle peale, mis on enne olnud, siis tegelikult on Eesti olnud masendavalt vait väga sageli, kui tegelikult oleks tulnud võtta sõna just siis, kui seda direktiivi või määrust ette valmistatakse. Selle me muutsime ära Riigikogus, kui mina olin Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees ja ma kuidagi ei saa nõustuda sellega, mis te tõite, et ainult EKRE ja vahest ka Isamaa neid parandusi tegi. See niimoodi kindlasti ei ole. Väga selge suuna muutus, me oleme Euroopa, meie oleme Euroopa ja meie teeme neid reegleid ja meie räägime aktiivselt kaasa. Ja kui keegi ei loe seda direktiivi või eelnõud läbi, siis vabandust väga ametnikku sellest süüdistada küll ei ole aus. Kõik need paberid on absoluutselt läbi loetavad ja sealt on võimalik neid vigu alati näha, võin täie kindlusega kinnitada. Aga Tanel Kiik, minu mälu järgi sotsid kuulusid Kaja Kallase 3. valitsusse, et ma ei tea, teilt on keeruline küsida, aga miks sotsid sellele siis alla kirjutasid?
No tegelikult sellega saab ainult nõus olla, et Euroopa Liidu õigust on Eestis kiputud üle võtma liiga automaatselt. Ehk et on alati olnud see eeldus, et Euroopa Liidus kokku lepitud, küllap on hea. Et tegelikult tuleb olla esiteks aktiivsem kohe alguses selles läbirääkimisprotsessis, sest Euroopa Liit ei ole kuskil kaugel Brüsselis, vaid meie ühine liit 27 riigist koosnev. Ja teine pool loomulikult tuleb vaadata seda, et kuidas see reaalne Eestis rakendatavus on, eks ole. Et ta liigset bürokraatiat ei tekitaks, liigset halduskoormusi tekitaks ja vahel need erandid on ka tegelikult kaubeldatud, et kas see sama näide, et kas ta kehtib kõigile ettevõtjatele või suurtele keskmise suurusega ja nii edasi, et siin on väga suur vahe. Kas sa paned koormuse näiteks 10 töötajaga ettevõttele või 250 töötajaga, ilmselt ühel on suurem võimekus seda teha. Sama loogika oli see kestlikkus aruannete puhul. Aga kui vaadata nüüd laiemalt kogu seda, ütleme siis seda paketti, mis praegu arutame, see bürokraatia vähenduse pool, siis ma lugesin ka need 500 ettepanekut läbi. See loomulikult oli täiesti uusi asju ja mingeid konkreetseid detaile kuskil valdkonnas, aga need 3 suurt teemat, mille tegelikult ka selle nõukogu juht Viljar Raaks välja tõi, need on ju kõik juba vanad ja tuntud teemad. Et esiteks see, et meil pidevalt on meil erinevaid andmeid tuleb korduvalt esitada. Me oleme kõik oleme kuulnud ja lugenud kõigi erakonna valimisplatvormides, et tuleb nende ühe kord esitamise põhimõtte rakendada. Ja see lihtsalt on olnud tegemata. Selleks ei ole vaja ettevõtted kokku kutsuda, et aru saada, et nad tahaksid andmeid esitada ühe korra riigile, mitte igal ametil eraldi. Teine teema, sama Euroopa Liidu nende õigusaktide küsimus, täpselt samamoodi. Et tegelikult see murekoht on olemas. Ma nõus, Liisa seda tõi välja, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehena tunnustan seda, aga tegelikult see probleem ongi selline mõtteviisi küsimus. Et siin taaskord ma arvan, et ei ole vaja, et loomulikult ettevõtjad võivad see ettepanekut teha ja nende võib seda küsida, ongi mõistlik, et küsitakse. Aga printsiibis see probleem on antud üle avaliku sektori enda nende mõtteviisis, sealhulgas valitsuse ja poliitikute tasandil. Ja see kolmas plokk, mis puudutab detailplaneeringuid. Siin ma tahaks tuua konkreetse näite. Ühe näite toon lühidalt ära. Et tegelikult detailplaneeringute menetlusaegade lühendamine kõik on võimalik, kui tahta seda teha. Et sotsiaaldemokraatide juhitud Tallinna linnas näiteks on detailplaneeringute algatamise kiirus oluliselt kasvanud. Viimase selle aasta esimese kvartali jooksul on tehtud näiteks 4 korda rohkem otsuseid kui 2023 aastal samal ajal. Ja näiteks on võimalik see algatamise periood tuua, ma viimase lause ütlen, 700 päevalt tuua 30 päevale lihtsalt õiguslike muudatustega linnasüsteemis. Endises seaduses, aitäh. Maris Lauri, et mitte jällegi jääda teoreetiliseks. Tallinki juht Paavo Nõgene ütles Impulsi saates, et Tallinkile läheb siis kestlikkuse aruanne maksma 350 000 ja tsitaat. See on väga halvasti kasutatud raha, sest sellest ei muutu mitte midagi Euroopas paremaks, rohelisemaks, innovatiivsemaks. Tsitaadi lõpp. Miks me nii teeme? No ongi see sama küsimus, et Euroopa tasemel on tehtud mingid kokkulepped ja nende kokkulepete tegemisel on osalenud tegelikult kõik valitsused. Ka need, kes praegu on opositsioonis. Ja mul on väga hea meel kuulda, et teie enesekriitikat, sealhulgas selles aspektis, et Riigikogus ei tee alati piisavalt intensiivselt tööd. Sest need eelnõud ei ole ju ainult Euroopa asjade komisjonis, vaid on ka valdkonnakomisjonides ja ma ikkagi väga tihti näen seda, et suur osa komisjoni liikmetest ei loegi materjale läbi. Ja siis on pärast üllatusina. Ma ministrina, justiitsministrina sattusin olukorda, kus eelmises valitsuses olid kokku lepitud asjad, mille üle, mis ei meeldinud ja mis olid tõesti keerulised, aga me olime kokku leppinud. Ja püüda neid siis selles olukorras muuta, kus kokkulepe on saavutatud. Ja siis on muidugi need, et kõige vahvam oli see, et need kokkuleppijad ütlesid, et teie olete süüdi, olles ise seda teinud. Nii et ma arvan, et oluline on see, et vaadata sisse, et kõik erakondad on olnud valitsuses, kõik erakonnad on teinud mingisuguseid samme või on jätnud midagi tegemata. Nagu ma ennem ütlesin, et kui saadakse aru, et asi on läinud viltu, siis tulebki muuta. Ja see tahe muuta on suur. Ma tulin täna öösel Taanist, kus me suhtlesime oma kolleegidega Taanist ja Taani on järgmisel poolaastal Euroopa Liidu eesistuja ja nende üks prioriteet ongi sellise bürokraatia vähendamine. Nii et me saame palju jõudu juurde, sest taanlased mõtlevad väga samamoodi nagu eestlased. Mulle väga meeldiks, kui me ülejäänud pool saadet ei tegeleks süüdlaste otsimisega, vaid prooviks lahendusi leida. Rene Kokk, kui korraks pöörata see arutelu tagurpidi, tõenäoliselt ei ole teleri ees ka vähe neid inimesi, kes küsivad, et aga me ju tahame, et tootmine ei saastaks, et loodus oleks puhas ja piltlikult öeldes, et kord oleks majas. Ja sellega ma olen nõus, aga ma pean ikkagi vaatajatele rääkima natuke lahti seda tausta, mismoodi neid Euroopa direktiivi üldse menetletakse. Et tegelikult on nii, et kui Euroopa Liidu asjade komisjonist, mis on siis juhtivkomisjon, arutab need läbi, saadetakse nad erinevatesse komisjonidesse veel, küll keskkonnakomisjoni, küll majanduskomisjoni ja edasi.
siis ei saa küll öelda, et ei tuleks ettepanekuid Eesti-poolseid, mida me ei teeks. Opositsioonisaadikud on kõik need aastad teinud täiesti mõistlikke ettepanekuid, aga see töö meeleolu on seal selline, et koalitsioon on ära otsustanud, et ta hääletab need kõik sisse, sest nende minister on selle sinna saatnud ja kogu lugu, et lihtsalt ei ole mõtet siin eksitada inimesi, et kuidagi kuskil käib tohutu arutelu. Ei, see ei ole nii. Plus järgmine aspekt, siin on päris palju ministrid ka täna siin stuudios, kes on ka seda poolt näinud, et tegelikult ega siis ka Eesti ametnik tegelikult ei taha minna selle Eesti eest väga seal Euroopas võidelda, sest tema tahab oma kolleegidega rahulikult ka läbi saada, mine veel mingit asja sinna survestama. Ma nägin seda ju EKRE, Keskerakonna ja Isamaa valitsuses, et kui me juhtisime tähelepanu nendele punktidele, mida on vaja teistmoodi teha ja tõsiselt ka võtsime samme ette, siis ega ametnikud ei olnud üldse rõõmsad. Sellepärast, et pärast ebamugav äkki seal pärast istuda koos teiste ametnikega ja hakkasin mingisugust oma asja hakkasid teha, Eesti asja hakkasid Eesti peale mõtlema, et ega tegelikult see ei ole üldse nii lihtne, aga see ei vasta tõele, et komisjonis ei tehta ettepanekuid tehakse, töötatakse läbi, aga need hääletatakse tuimalt maha. Liisa Pakosta, mis ei vasta tõele? Mõlemad need väited on puhas laim. Esiteks, Euroopa Liidu asjade komisjon arvestab väga palju neid ettepanekuid, muudab valitsuse seisukohti, järjest toimub sisuline arutelu, sa võiksid mõnikord kohal käia, siis näeksid isegi. Ja teiseks, laim on ka ametnike suhtes niimoodi ametnikke süüdistada. See ei vasta absoluutselt tõele. Ametnik võtab ette valitsuse seisukohtad ja kaitseb neid viimse vere tilgani. Ja päriselt kaitseb. Meie ametnikud teevad, kui tal on ette antud millegile vastu olla, ta teeb seda viimse vere tilgani. Väga hästi teevad. Lauri Laas, teate mõnda ettevõtjat, kes ütleb, et võt see aruandlus on üks vägev asi ja aitab mul paremini äri ajada? Ei, kindlasti mitte. Ja ma arvan, et need ettevõtjad, kes küsivad, mis nende andmetega siis lõpuks tehakse, et need on need õiged küsimused ja tihtipeale me näeme, et nende andmetega ei tehtagi midagi, et see on lihtsalt lisakohustus, mille eest tuleb väga palju maksta. Aga siin läks ikkagi süüdistamiseks, näpuga näitamiseks ja ma pean ka ikkagi selles mängus osalema. Te ei taha mu üleskutsele kuidagi kaasa tulla? Ma ei ole selles osalen, ma võtan viimast korda selles osas sõna ka. Lihtsalt üks näide. Et praegune peaminister, endine kliimaminister 2023. aastal, tema juhendamisel võeti siis vastu direktiiv ETS2, mis räägib sellest, et maanteetransporti ja elamute kütmise heitme kogustussüsteem, mis teeb kohutavalt kalliks nii-öelda meie kütuse ja kütmise. Nüüd peaministrina ütleb, et mina võitan selle vastu, et sellel tuleb ikkagi stopp peale panna. Nüüd Liisa Pakosta ütles, et ametnikud võitlevad valitsuse liikmete nimel viimse vere tilgani. See võib ka tõsi olla. Aga küsimus selles, kui valitsus on valed prioriteedid, näiteks see sama 2023. aasta kliimaministri seisukoht, see on probleem, et see ametnik ei näe läbi, et minister teeb valesi otsuseid. Ja siin juba tõesti kannatab kogu meie majandus, rääkimata ettevõtjatest. Aga Aivar Kokku korra veel sisulise poole peale vaadata, kas see vastutustundlik ettevõtlus, mis on ju tegelikult kogu selle aruandluse esimene eesmärk, et kas kes selle aruandlus on läbinud, see selle sildi just kui külge saab, et on see Euroopas müügiargument Eesti ettevõtetele või mitte? No hetkel vist ei ole, sest kui vaatame ka oma kolleege teistes riikides, siis see vaidlus on sel teemal ikka väga kõrgeks läinud ja ettevõtjate koormus on meeletu ja kui siin räägitakse, et ametnikud kaitsevad, siis ma võin tuua ühe hea näite, et maamaks on tol hetkel sotsiaalerakonna minister kaitses, ütles, et 10% ei pea maamaks järgmisest aastast tõusma. Tuli ametnik teisele lugemisele ja rahanduskomisjon ütleb, ei pea. Aga seadust loed, peab. Sõltumata omavalitsusest peab tõusma, sest on otsustatud täpselt sama, vaidlesime samal teemal paar nädalat tagasi, kui me tahtsime tühistada Isamaa erakonna ettepanekul selle maamaksu seaduse, räägime, et ainult pensionäridel ja erivajaduse inimestel on võimalik toetada, keegi loeb teistpidi ja ongi segadus. Ametnik loeb ühtepidi, minister loeb teistpidi ja Riigikogu liige loeb kolmandat pidi. Kuidas ja mismoodi siis see seadus kehtima hakkab ja täna rääkida seda, et me peame nagu 2 või 3 või 4 kohta panema andmeid andma, no me näeme SKAIS2, pole siiamaani valmis saanud, algas seal 15 aastat tagasi selle tegemine, need programmid, mida täna riik tellib, peavad olema ühildatud, et ühte kohta me anname andmed ja kõik
kohtadesse, kus seda vaja on, saadetakse laiali, mitte see, et me 3-4 kohta anname ja iga ettevõte peab endale võtma mitu inimest tööle, et lihtsalt neid andmeid jagada. See bürokraatia lihtsalt täna muudkui kasvab ja kasvab ainukesel põhjusel. Iga inimene peab ju tõestama oma töökohta. Aitäh, Aivar Kokk, selle ilusa sissejuhatuse eest. Mul on nüüd saate parim küsimus, Liisa Pakosta. Ma saan aru, et Kokk toetab teie personaalse riigi ideed. Mulle tundus ka niimoodi ja see on väga hea, aitäh. Ja see on õnneks meil ka juba koalitsiooni aluspaberisse ka väga selgelt kirja pandud ja tõesti juhtub selles mõttes ajalooline otsus. Me konsolideerime neid IT-maju, me konsolideerime neid andmebaase ja muudame selle asja lõpuks lihtsamaks. Aga siit on tegelikult läbi käinud üks lahendus, mis Eestit pikaks ajaks ette aitab. Ja kui me nüüd kõik ühendaks oma jõud selle lahenduse taha, poliitikud on Riigikogus, poliitikud juhivad ministeeriumit. Mitu inimest on tegelikult maininud seda, et see mõtlemisviis peab muutuma. Mõtlemisviis, mis peabki muutuma, on selles, et ükskõik missugust uut reeglit me teeme. Me kõik oleme poliitikutena olnud selles olukorras, kus inimene tuleb mingi murega, ta otsib mingit lahendust, head lahendust ei ole, no see kestlikkusaruanne ilmselt tekkis ka niimoodi, et ega päris head lahendust ei ole, kuidas kohe kliimakriisi peatada ja siis teeme siis aruande ja siis hakkame seda aruannet kontrollima. See on niisugune hästi lihtne lahendus, mis väga kergesti poliitikutel üle huulte tuleb, kui päris lahendust ei teata. Aga see ongi see mõtteviis, mis peab muutuma, et me ka ei tooda peale uut halduskoormust ja me ütleme ausalt ära, et nendele või nendele asjadele ei ole olemas kiireid ja lihtsaid lahendusi. Ja see, et me lihtsalt teeme mingi reegli, mida keegi hakkab kontrollima, see ei ole okei, see koormab meie inimesi, see tegelikult probleemi ei lahenda. Ja see mõtteviisi muutus, me suudame Eesti inimesi sellest halduskoormusest päästa ainult siis, kui me päriselt oma mõtteviisi muudame ja kui me teeme seda kõik koos või vähemalt siis 51 häälega Riigikogus. Aga Tanel Kiik, ma keeran veel vinti peale. Nüüd, ühesõnaga, nagu Liisa Pakosta ütles, me tegime Euroopas keskpärase või kehva kokkuleppe ja nüüd me vähendame seda 80% ja teeme nägu, et kõik läheb jube heaks. Midagi on valesti sellel pildil. Jah, no ütleme nii, et kogu see Euroopa Liidu tasandi kokkulepete teema, ma siin olen nõus tegelikult Liisaga, et väga palju sõltub sellest, milliste positsioonidega läheb valitsus läbirääkimistele. Ehk ega ametnikud neid positsioone välja mõtle ja ametnikel tegelikult on väga lihtne kaitsta neid seisukohti, kui valitsuse poolt on antud selge suunis, mis seisukoht on. Ega tal ei ole muret, kuidas ta kolleegile selgitab, ta nii selgitabki. Ütleb, see on minu valitsuse positsioon ja kõik saavad väga hästi aru, et tal ei ole võimalik minna kuidagi moodi ümber nurga või leppida kokku milleski muus. Ehk siin ma selles kohas ametnikke süüdistaks, pigem on küsimus valitsuse enda ja nende poliitilist tellimuses. Nüüd üks konkreetne näide, kuulata seda ilusat juttu, et kuidas on hästi tähtis, et halduskoormust vähendada, vaadata, ühiselt mõelda. Et võtame siis konkreetse näite, kuulus kliimaseadus. Me oleme tegelenud üle 2 aasta. Kliimaseaduse, hiljem siis kliimakindla majanduse seaduse väljatöötamisega. Meil on eraldi ministeerium selleks loodud, nüüd on küll see minister ära kaotatud. Siin on pandud lugematu arv töötunde, ametnikud, ettevõtjad, kodanikuühendused, roheliste organisatsioonid edasi. Ja lõppkokkuvõttes on see, et ühel hetkel sellega on jube kiire, öeldakse, et aasta lõpuks tuleb vastu võtta, siis see sama peaminister ütleb, et tegelikult sellega on aega küll, vaatame, kas me üldse seda võtame, siis öeldakse, et ta vist ikkagi tuleb ja tegelikult, et mis asi see siis on. Et see on totaalne Eesti inimeste lollitamine, ettevõtjate lollitamine ja selles mõttes ma kardan, et see praegune protsess, kus kogutakse need ettepanekuid ettevõtjate, et saab midagi sarnast olema. Et tehakse suur start, nüüd tuleb vägevalt, nüüd on uus hingamine ja lõpeb nii nagu kliimaseadus. Ehk et ei suudata kokku leppida, ei suudata need eesmärke paika panna, lõpuks pole rahul ei keskkonnakaitsjad ega ettevõtjad, siis tegelikult keegi ei tea, mis see normid on, mis on see pikk investeerimise vaade, millised nõuded kehtivad, millised sammud järgmistel 50 aasta jooksul peab arvata ja tegelikult on lollitat mõnes mõttes kogu ühiskond. Maris Lauri, endine Briti peaminister Tony Blair nimetas täna seda niinimetatud nullheite poliitikat irratsionaalseks ja kutsus üles seda peatama. Kas meil on ka aeg vaadata peeglisse ja öelda, et on ebareaalsed plaanid seatud? Sest kogu see kestlikkusaruanne tuleneb otseselt roheleppe teemadest. Tuleb ilmselt tunnistada seda, et sihtide seadmisel on paiguti oldud kas liialt optimistlikud või irdutud sellisest meie võimekusest. Selles, et me seame sihi, et meie ühiskond oleks puhas, loodus oleks kaitstud. Ma arvan, et see on kõigi soov. Aga kuidas sinna jõuda? Ka selle sama kliimaseaduse puhul ju see diskussioonid olid ju väga suured. Ettevõtjad ise küsisid seda seadust ja siis tulid arutelud ja need vastandlikud seisukohad, nende kokkuviimine osutus väga keeruliseks ja kindlasti tulid ka seal poliitilised positsioonid juurde, mis tegidki asja keeruliseks. Loodame nüüd, et me leiame selle
positiivse sammu, me saame mingis osas kokkuleppe ja siis saame ka edasi minna ja siis selgib ka ettevõtjatele, mida meilt oodatakse, mida ühiskond loodab ja me peame ka olema valmis seda, et teatud olukordades tulevad uued tehnoloogiad, tuleb uus informatsioon, me astume tagasi ja mõtleme asjad ümber. Seda ei tasuks häbeneda. Nagu ma ütlen, see on tugevuse näitaja, kui sa julged öelda, et jah, ma ühel hetkel eksisin, nüüd ma tahan teha seda paremini. Ma võtan veel mõned repliigid ja siis tahaks rääkida rohkem sellest, mida me ise siin Tallinnas teha saame. Aivar Kokk kõigepealt. Jah, et me räägime siin rohelisusest, siis unustame ära, et Eestis on metsaga kaetud üle 50%. Ma arvan, et puhtamat riiki annab maailmas otsida kui Eesti. Ja siis räägime teiselt poolt, et me hakkame roheenergiat tegema, mille me maksame lihtsalt sadu miljonid ja parim oli see, et lausa 2,6 miljardit taheti peale maksta ja ühelt poolt maksame peale ja teiselt poolt põlevkiviõlis, kus on võimalik ka hakkepuitu või pelletit panna 50% ulatuses. Me püüame, eriti sotsid takistasid seda nii palju kui jõudsid, enam vist ei takista, või vanad katlad, mis on mujal maailmas kivisöökatlad viidud pelleti peale, Eestis toodetakse pelletit piisavalt. No nüüd on Eesti Energia hakanud seda ka tegelema ja siis äkki kuskilt keegi poliitik tuleb mingi suure numbriga, et oi, siis läheb megavatt-tund ei tea kalliks, aga tuulepark on nulliga. Ma tahaks kohe näha seda majanduslikku arvutust, et kuidas tuuleenergia saab olla nulliga, kui investeeringu hind juba on päris kulukas seal sees, et seda juttu on hästi palju olnud, aga tegelikult on majandus meil ikkagi 9. kvartalit languses ja täna tuleks vaadata, et kuidas me makse natukene ikkagi vähendama hakkaks ja majandus ergutama. Ja tõsi, kasumimaks ka kaob, mille peale ettevõtjad peaks aplodeerima, aga mul on ettepanek ja jõuline ettepanek, et ärme pikalt energeetika debatti lähe, sest me ei jõua alles jäänud 20 minuti jooksul. Ja Lauri Laats kõigepealt. Aitäh, ma arvan, et see brittide signaal on ju hästi oluline ja ma jõuan selle mõtte juurde, mis ma ka välja ütlesin, et peame olema kiired, peame olema paindlikud ja ratsionaalsed. Ja tegelikult need signaale tuleb igalt poolt ja arvestades praegu olukorda, mis on tekitanud USA uus administratsioon, siis tegelikult riigid juba valmistuvad ette. Me näeme, kuidas Soome on võtnud ette oma maksupoliitiku. Me näeme, kuidas on Saksamaa võtnud ette oma maksupoliitika. Lisaks sellele Saksamaa plaanib ka elektri hinda tuua alla ja see on siis nii-öelda riigi poolt reguleeritav lausa 5 senti kilovati pealt. Aga meie siin, me ei näe seda ja see on probleem. Ja meie paneme 100-ga edasi. Ja see ongi nagu väga suur probleem, kus me nagu ei suuda nagu hoomata ja seda analüüsi, seda signaali ja infot, mis tegelikult teistest suurriikidest tuleb. Ja Rene Kokk. Ja ma pean selle jälle ära klattima, et ei ole nii, et me järsku ühel päeval saame kuidagi jälle targaks ja varem ei ole kuskilt informatsiooni olnud varutatud. Kui Eesti rääkis läbi 2050 kliimaeesmärke Euroopa Liiduga, siis need olid ka Eestis väga tulised ja pikad vaidlused ka tollel ajal siis valitsuses sees. Aga Euroopas oli selge seisukoht. Ma mäletan ühte keskkonnaministri nõukogu, kus läks enam pakkumiseks, et kes vähem pakub, et kas kliimaneutraalsus 2030 või 2025, ma viskasin nalja, et äkki peaks pakkuma 2020, et saaks ka korra nagu pilti Eesti läbi huumori prisma. Ehk ma tahan seda öelda, et tegelikult tihti Euroopa poliitikud üldse ei anna endale aru ja ka meie omad siin koha peal, kuidas need asjad teostatakse. Ühiskond peab sellega välja kandma. Kui sa küsisid ühe või teise ministri käest, et kuidas näiteks Rootsi plaanib oma nõuded läbi viia või saavutada selle tulemuse, siis vastus on selle peale, et loodame selle peale, et tehnoloogiad arenevad ja küll me kuidagi saame. Aga see on ju eos juba ju vastus, mis ei baseeru analüüsil ega tegelikul informatsioonil. Ja sellised otsused võetakse kahjuks Euroopas väga palju vastu. Ja siin on Eestil ka talupoja tarkust vaja ja ministrid ja valitsus peab minema selgete ja Eesti riigile oluliste ja vajalike sõnumitega Euroopasse. Ma võtan selle huumori väljakutse hea meelega vastu. Liisa Pakosta, lühike küsimus, lühike vastus. Kas tööandja võiks alkomeetriga töötaja joovet hakata kontrollima? See on üks ettepanek. Ma arvan, et see on see asi, mis alkoholipoliitika tööõiguses on üldse väga veider. Me kaitseme alkoholi tarvitanud inimest palju rohkem tööõiguses, kui me kaitseme mõnes muus olukorras. Vot see ei ole üldse nalja küsimus. See ei ole üldse nalja küsimus. Ma arvan, et tööandja saab visuaalsel hinnangul ja lõhna järgi hinnata selle ära, kas joovet on või ei ole. Kui ta soovib töötaja vallandada pärast seda, siis peaks seal ikkagi olema pisut parem nagu alus kui see, et
tööandja ise, tal on õigus saata töötaja arstikusse kontrolli. Ja minu mõte ei olnud tegelikult alkoholipoliitikast rääkida. Neid ettevõtjate ettepanekuid lugedes tegelikult kõige suurem üllatus ilmselt nii paljudele kui ka siin kõnelejale on see, et me üldse selliseid asju sunnime tegema ettevõtjaid. Näiteks töövahendi kasutus- ja ohutusjuhendi. No see on täiesti jabur ja see on nagu legendaarne jaburdus. Töökeskkonna riskianalüüs, kui sul on 2 kojameest. Kuidas me sellise olukorrani oleme jõudnud? Me oleme jõudnud sellise olukorrani niimoodi, et ma veel kord selgitan. Need on kõik olnud kellegi mure, kes on öelnud, et oi, mul äkki juhtub siin mingi tööõnnetus ja töötajaid tuleb paremini kaitsta. See on maailmavaateline erinevus. Siin ma kahjuks pean ütlema, et sotsiaaldemokraadid on olnud maailmavaateliselt need, kes arvavad, et me peame hästi palju inimest tema enda eest kaitsma ja siis meil on liberaalsed erakonnad, mõnikord ka konservatiivsed erakonnad, kes ütlevad, et ei, meie põhiseaduslik aade on selles, et me anname inimestele nii palju kui võimalik vabadusi ja me piirame või midagi reguleerime ainult siis, kui ühtegi teist võimalust enam ei ole. Vot selle sama põhiseadusliku aate juurde me peame tagasi pöörduma, me peame oma mõtteviisis seda hoidma ja me peame seda kõik tegema, et me ei anna populistlikke lubadusi inimestele parandada nende elu mingite uute regulatsioonidega. See mõtteviis peab Tanel Kiik, tööandja vastutab tõesti täna kaugtööd tegeva töötaja töökeskkonna ohutuse eest. Päriselt. See on praegune regulatsioon, mis on kokku lepitud selle loogika järgi just, et meil on Eestis... Ma toon konkreetse näiteks, et me räägime tööohutusest. Et hästi lihtne on ütelda üksikuid näiteid välja tuua, kus kindlasti ongi üle võli läinud asju. Eestis juhtub üle 3000 tööõnnetus aastas. Üle 3000. Ehk keegi räägib, et tööohutusega kõik hästi, eks ole, et vaadake ise, kuidas saata. Faktid ei tõesta seda. Et meil on tööohutuse mõttes Euroopa Liidus selgelt tagumiste riikide hulgas, eks see on koht, kus tulebki tööohutus parandada, et meil poleks neid õnnetusjuhtumeid, surmajuhtumeid, vigastusi ja kõike muud taolist. Loomulikult see tuleb käsitleda erinevalt, on siis kontoritöö või kuskil, eks ole, kaevanduses, ehituse ja nii edasi, et riskitasemed on erinevad ja seda riskianalüüsid ka väljendavad. Ehk väga oluline on see, et kui me hakkame nüüd seda bürokraatiat vähendama, et me viskaks seda last pesuveega välja. Et sellised piirangud, mis on reaalselt ka vajalikud inimese tervise kaitseks, tööohutuse tagamiseks, liikluspiirangud ja edasi, et need peavad loomulikult säilima, aga sellised kummalised nõuded, võib-olla mingid redeli kasutusjuhend ja edasi, et need on need kohad, mida tulebki välja filtreerida, millest ilmselgelt on võimalik loobuda terve mõistuslikus loogikas. Aga ma kardan praeguse valitsuse puhul, et mitte ei tule seda siin Liisa tõi, et inimest tuleb kaitseda enda eest. Ma arvan, et inimest tuleb kaitsta praeguse valitsuse eest, sest vaadates seda, millised plaan on näiteks töölepingu seaduses, praegune valitsus plaanimas, ka paindlikkuse sildi all vähendab bürokraatiat, et lubada inimestele juhupalga lepinguid, et sulle määratakse lepingus 0,20 koormust, veerand palka, eks ole, tööandjal on õigus seda kokkuleppel sinuga suurendada täiskoormuseni ja tegelikult see on konkreetne koht, kus jälle paindlikkuse sildi all müüakse inimestele ebaturvalisi, ebaregulaarseid sissetulekut tagavaid lepinguid, see eelnõu on ka üle antud, see on üks konkreetseid asju tõesti, mille sotsiaaldemokraadid olid valitsuses vastu ja väga kardan, et praegu ka selle suure bürokraatia vähenduse laviini all tegelikult teeb see valitsus selliseid otsuseid, mis vähendavad otseselt Eesti inimeste heaolu, töötajate kindlustunnet, palgavõimalusi ja laiemas mõttes tegelikult tohutu ringi nüüd jälle, aga Rene Kokk ikkagi ma ei saanud aru, et kui mõistlik on kohvikannule seda kasutus- ja tööohutusjuhendit teha. Ja ma olen täna selle rolli siin võtnud, et ma inimestele selgitan, mismoodi meil Riigikogu töötab ja eelnõusid menetletakse, siis ma pean jätkuvalt ütlema, et siis kui minister tuleb pulti meile eelnõu tutvustama ja opositsioon küsib küsimusi, et miks me just selliseid rumalusi sisse paneme ja kui me teeme ettepanekuid opositsiooni poolt võtta välja muudatusettepanekutena igasuguse jaburusi, mida te olete täna mitmel korral siin lauda toonud, siis vastatakse meile, aga ega ametnikku ei hakka kasutama. Ärge muretsete, te reageerite üle, midagi sellist ei tehta, aga see ongi see, miks opositsioon kogu aeg lauda toob neid asju. Just nimelt sellepärast, et kui see on seadusesse sisse pandud, siis on alati leidub üks ametnik, kes seda täpselt nii hakkab tõlgendama, nagu ise tahab. Ja siis me jõuame tõesti jaburusteni, nagu siin välja toodud on, et tulebki neid menetleda sedasi, et tuleb võtta sellised kohad välja ja opositsiooni tuleb kuulata. Opositsioon teeb väga häid ja õigeid ettepanekuid. Et me võime siin pikalt rääkida erinevatest seaduseelnõudest, mida ka praegu menetleme, kas või automaks ja energiapoliitilised küsimused, kus on tehtud selgeid ettepanekuid, aga lihtsalt ei kuulatud ja nüüd räägitakse, et oi, kui tore, et nüüd saime teada, et selline probleem on sees seadus. Mulle tundub, et nendest maksudest on natuke mugavam rääkida. Mul ka tahan nende jaburuste juurde, Maris Lauri, tagasi tulla, et miks ametnik ja poliitik ei tule igal hommikul tööle ja ei mõtle, kuidas saaks ühe selle nädalas maha kriipsutada? Ma tunnen, et väga palju neid nõndanimetatud jaburusi tegelikult ei teata või ei tajutagi, sest et üks asi on seadusandlik tase, siis on kuskil määrus, juhend ja need on tehtud võib-olla väga ammu
võib-olla need inimesed on isegi töölt juba lahkunud, kes need koostasid, ja siis on kuskil rakendajad. Ja rakendajaid on muidugi igasuguseid, on selliseid, kes lähtuvad nii-öelda tervest mõistused ja selliseid, kes ajavad näpuga järge. Ütleme niimoodi, et ma arvan, et meil on piisavalt haritud inimesed Eestis, kes suudavad päris paljudes olukordades tervemõistuslikult käituda. Jah, mingisugused põhimõttelised olukorrad võib-olla tuleb seaduses ka lahendada või määrustes ette näha, aga ma tahaksin näha mõnda inimest, kes minnes tööle tahab ise endale tööl halba, et ei taha ettevaatlik olla. Vahel lihtsalt on teadmatust liiga palju ja vahetevahel ei osata, on kogenematust. Et need lahendused on tihtipeale hoopis aeganõudvamad, tuleb inimest harida, aga väga lihtne on kirjutada kuskile paberi peale, et ei tohi teha ja tuleb teha niimoodi ja tuleb ära mõõta täpselt see vahemaa ja need astmed ja nii edasi. Et need asjad on kõik juhtunud kunagi mingitel aegadel ja väga paljud, need on väga vanad asjad, eks neid naljakaid asju on juhtunud, ma ei hakka siin neid ette tooma. Ja, meie mõte ei ole seda naeruvääristada. Aga iva ongi selles, et need on vanad asjad, paljud neist on unustatud, aga lihtsalt ongi, keegi ajab näpuga järge. Lauri Laats, on teil konkreetseid mõtteid, mida teha nendega, et mitte jääda sinna, et kes tegi? Ma arvan, et me peaksime lihtsalt inimesi rohkem usaldama ja ka ettevõtjaid usaldama. Ja minu arust kõigi põhiprobleem on see, et me lihtsalt ei usalda. Me ei usalda ettevõtjaid, arvame, et ainuke, mis nad tahavad varjata, et mitte makse maksta. Aga kes see meie on? Valitsus ja riik ja kogu süsteem. Kui sa vaatad kogu seda nii-öelda ametnike süsteemi, siis ükskõik, mis on see loamenetlus, detailplaneeringu menetlus, ehitusmenetlus, siis tegelikult nii-öelda vaadates ka oma kogemust, et kui palju siis tegelikult linnaosa vanemana sa pidid käima ja kaasa mõtlema ettevõtjaga, et võidelda selle ametnikuga, sellepärast ametnikul on alati õigus. Et see on see menetlusprotsess, on hästi keeruline ja ma vaatasin ka neid ettevõtjate poolt tehtud ettepanekud, hästi palju on just nimelt ehitusloa menetlus, planeeringute menetlus on kõik sees. Ega see ametlik keskerakondlane ei olnud lihtsalt? Ei olnud. Ja Keskerakonna menetluste vennimisega mingit probleemi ei ole? Jätame kas või selle erakonna kuuluvust siia kõrval. Lihtsalt ametnik on ametnik, tema teeb tööd, aga ta peab alati minu arust vaatama sellest kassist välja. Ja minu arust, mis on nagu väga irooniline praegu, on see samal ajal, kui ettevõtjad teevad ettepanekud, kuidas bürokraatiat vähendada, siis samal ajal ma arvan, et praegu ametnikud treivad neid mõtteid, kuidas bürokraatiat suurendada. Ja ma toon kohe näite ka. Alles 16. kuupäeval saime lugeda ERR portaalis, kuidas siis haridusministeerium väljastab määruse, mis reguleerib, kui pikk peab olema koolis muru, kuidas peavad aknad käima lahti, kui pikk tohib olla selle lapsele kooli idee ja kõik nii edasi. See on ju puhtalt ülereguleeritus. Ja see ongi see koht, see ongi nii-öelda irooniline olukord, kus siis ühes keeles me arutame, kuidas bürokraatiat vähendada, kus me kutsume ettevõtjaid punti, et tulge aidake meid ja teiselt poolt kogu aeg tehakse seda juurde. Kas klaarib selle muru pikkuse ära? Oli see ebaõnnestunud seletuskiri või mis? Mul on tegelikult lausa 3 head uudist. Esiteks Justiits- ja Digiministeeriumis me juba täidame valitsuse otsust vaadata üle Eesti 4000 valitsuse ja ministeeriumite määrust ja Maris Lauril oli õigus, me oleme avastanud, et seal on terve posu, see on esimest korda Eesti ajaloos, kus me vaatame kõik määrused üle. Ja me oleme avastanud sealt ridamisi määrused, mille ammul pole enam õiguslikku alustki, mis reguleerivad asja, mida ammu enam olemaski pole ja nii edasi. Me saame sealt juba terve hulga maha, ehk siin oli alguses juttu palju, et pole usaldust ja nii edasi. Tegelikult töö käib. Teine hea uudis. Need määrused, mis alles jäävad, lähevad nüüd ministeeriumitesse laiali täpsete juhistega, mida sealt kõik veel välja rookida. Vaatamata sellele, et see on korraks lisatöö, me saame sealt kõvasti õhku puhtamaks. Nüüd, mis puudutab seda haridusministeri poolt 3 20 leheküljelist siis määrust kokku pannes 9, see on praegu kooskõlastusringil.
Oodataksegi seal tagasisidet, mida sealt veel välja võtta, murupikkust seal sees ei ole, seletuskiri oli selle koha peal ebaõnnestunud, aga tõsi on see, et seal oli näiteks sees nõue seda, et koolimajas ei tohi aknad olla täiesti avatavad. Kahjuks me just nägime, kuidas Tallinnas humanitaargümnaasiumis juhtus väga traagiline õnnetus. Mitte täiesti avanev aken oleks selle õnnetuse ära hoidnud. Ma ei tea, mul on kodus lapsed, mul on ka aknad kodus, mis ei avane täielikult. Et see on minu arust näiteks mõistlik mõte, et koolimajal sellised aknad on. Iga õigusse pandav nõue peab olema täielikult põhjendatud. Me peame ühiskonnana aru saama, et jah, see nõue on mõistlik, ilma selle nõudeta ei saa, see nõue peab olema selge, aga et me räägime siin, et koolide ümbrus peab olema hea korrastatud, see ma loodan läheb sealt tõesti välja, meil ei ole näiteks nõuet, et kohtute ümbrus peab olema hea korrastatud, ometi ta on, eks. Aivar Kokka nägu läks kuidagi mornimaks selle jutu ajal. Ei no, ma oleks oodanud, et siis oleks öeldud ka, mitu inimest nüüd tööle võeti kõigi nende paberite peale. Ja ma küsin, et kui palju inimesed on palka saanud, et nad pole seda tööd ära teinud. See jutt, et täna hakatakse midagi tegema, on nagu selline naljakas. Mitu inimest ametkond kasvas eelmise aastaga? 1000 inimest võeti juurde, räägitakse kokkuhoidu. Mul meeldub hästi, kuidas regionaalminister, sotsiaaldemokraat tegi oma ministeeriumi kokkuhoidu. Teate, mis oli kõige suurem kokkuhoiu koht või? See oli ühistransport 6 miljonit. Ja siis järgmine päev andis pressiteate, et on 19 miljonit vaja, kuni jõudis 50 miljonile. Alustame sellest, et selle 24 000-ga, kes on meil ametnikud, rahulikult saadame see 20% koju, saame palju raha, bürokraatiat vähemaks ja see ei ole ainult mitte riigi koha pealt, see on ka tegelikult omavalitsuste koha pealt. Nii nagu Lauri hakkas rääkima, need probleemid on ikka väga teravalt ka sealt, kus mina tulen. Jõgeva vallas üks ehituse spetsialistil oli juba üle 200 tegemata aruannet, kõik seisid, nii-öelda materjalid, et kõik seisis. Ei saanud ehitust, ei saanud kasutusluba, ei saanud projekteerimistingimusi, sest iga kord küsis ühte asja veel ja siis läks jälle 30 päeva. Et bürokraatia vähendamine on esimene asi, mis oleks vaja ära teha, see oleks ettevõtjatele kasulik ja see oleks ka tavakodanikule kasulik. Hea, kui sellega tegelema hakata. Maris Lauri, klaarime selle 1000 inimese võrra kasvamise ära. Jaa, et see ongi hästi hämmastav, et kui Aivar Kokk on rahanduskomisjonis ja tehakse ülevaade, siis ta saab suurepäraselt aru, kuidas neid töötajad kalkuleeritakse, aga siis kui kaamerad lähevad ülesse, siis ta ei saa, unustab ära. Et need on töötajad, seal hulgas ka õpetajad, meditsiinitöötajad ja nii edasi. Aga kui me räägime sellest, kuidas vähendada bürokraatiat, siis mõistlik on alustada tegelikult regulatsioonide vähendamisest. Sest miks pärast on ametnikke juurde tulnud ja neid töötajaid avalikus sektorisse juurde tulnud? Sest et regulatsioonid nõuavad. Kui me tõmbame regulatsiooni vähemaks, siis väheneb ka vajadus nende järgi. Väga lihtne, väga loogiline samm ja see võimaldab võib-olla neid inimesi suunata ka tööle sellistesse valdkondadesse, sealhulgas ka erasektorisse, aga võib-olla ka avalikus sektorisse, kus on tegelikult puudu natuke inimestest. Nii et see viis kõigepealt vähendada regulatsioone ja küllap siis vähenevad ka need töötajate arvud on minu arust mõistlik ja sealt tuleb ka kokkuhoid ja sealt tuleb tegelikult ka võimalus ettevõtjatele ja kogu ühiskonnale kiiremini ja dünaamilisemalt. Aivar Kokk, 2 lause. Ja lihtsalt ühe lause, et sellist demagoogiat ei ole mõtet rääkida. Maksumaksja palga peal on inimesi pea 140 000. 24 000 on puhtalt valgekraad, ka sealhulgas meie, kes siin oleme Riigikogu liikmed ja me räägime sellest 24 000. Me ei räägi õpetajat, seal sees ei ole ühtegi õpetajat, ühtegi politseinikku, ei ühtegi arsti. Need on puhtalt terve hunnik sihtasutusi, MTÜ-si tehtud ei tea mida. Jumal täis rahvast ja siis me räägime järjekordselt õpetajat. Seal sees ei ole ühtegi õpetajat sellest numbrist. Vähendame seda bürokraatiat selle koha pealt. Ei teki ka uusi seaduseid ja määruseid, mis jälle kohustab kedagi midagi tegema. Ja, pikk lause oli Tanel Kiik. Ja, ütleme nii, et saate lõpuks nii palju või valitsusega nõustuda. Marise jutt siin oli mõistlik, et loomulikult, kui me räägime sellest need ametkonna suurusest, siis kui me lihtsalt vähendame mehaaniliselt 20% ametkonna arvu, siis kogu riik hakkab lihtsalt sellisest oluliselt aeglasemalt toimima. Sest kui kõik reeglid jäävad, kui kõik reeglid kehtivad,
samade aruandluskohustused, muu taoline, siis lihtsalt see väiksem hulk inimesi peab tegema ära sama töö ja see võtab kauem aega, see on fakt. Aga kui seda teha selles järjekorras, nagu Maris teid kirjeldas, et kõigepealt sa vähendad tõesti seda bürokraatlikku aruande kohustusi, kontrolli kohustusi, järelevalvet, mõttetut bürokraatiat, siis tegelikult sul on ka võimalik, eks ole, inimesi erasektorisse tööle suunata või muul viisil teha tänast seda tööd, nende igapäevast tööpäeva efektiivsemaks. See loogika on täiesti õige ja ma väga loodan, et nüüd kõik see töö ja panus, mida tegelikult ettevõtjad on sisse pannud, selles mõttes realiseerub, et ei teki olukorda nagu paratamatult, ma tõin selle kliimaseaduse näite, kus valitsus laseb lihtsalt väga paljudel inimestel, ma arvan, tuhandetel inimestel tol hetkel teha asjatut tööd ja lõpuks sellest midagi ei sünni, et ma väga loodan, et seekord läheb väheke paremini. No ma teadlikult jätsin selle pommi siia lõppu, et Rene Kokk, seal on üks ettepanek on ka sisserände suurendamisest. Ja no see on omaette päris huvitav teema, et kui see Riigikogu koosseis tuli kokku, siis tema esimene eelnõu, mis toodi Riigikogusse, oli peretoetuste äravõtmine ja üsna lähedal oli järgmine, mis seal tuli, oli siis samasooliste abielu seadustamine, nii et me võime siis aru saada, kuhu poole meie siis juhid vaatavad ja siis ei ole ju ime, et siis tullakse proovima seda neid samme, mis Eesti rahvast siis vähendavad ja tagasi hoiavad meie kasvu, püütakse kellegi teisega asendada, et selles mõttes see on nagu päris kummaline käitumine, ise jälle panen omale müüri ette, millest siis proovin üle ronida. Aga ma tahan seda veel öelda, et ega see nende regulatsioonide taustal või tulemusena uute töökohtade loomine, see ei ole ju mingi üllatus. Et Maris ju tead ka, et ega komisjonis on kogu aeg arutelu, ka opositsiooni poolt tuuakse välja, et kas üks või teine regulatsioon, kas seda on vaja vastu võtta, kui palju tuleb uusi töökohti. Ja nüüd me avastame, et meil on 600–1000 inimest tulnud juurde viimase aastaga avaliku sektorisse, eks, siis see ei ole ju üllatus, opositsioon kogu aeg räägib, et palun, et vaadake, võtke välja neid rumalusi, mis see sees on. Aga siis me jõuame jälle sinna, et me hääletame teerulliga üle ja võetakse asi vastu, lüüks tempel peale ja kõik. No muide, Maris Lauri, Jürgen Ligi mõned päevad tagasi esimeses stuudios ütles just, et tugev avalik sektor on põhimõtteliselt demokraatia üks alustala. Jagate seda arvamust? Seal on selleks, et riik funktsioneeriks, siis ongi ametnikke vaja teatud tööde tegemiseks need ideed, mõtted, mida poliitikud soovivad realiseerida, need eelnõud näiteks või asjad, need valmistavad ette ju ametnikud. Ja professionaalsed ametnikud on selle tõttu hädavajalikud, sealhulgas ka Riigikogu jaoks, ka ministeeriumites, ka kohalikes omavalitsustest, et juhtida professionaalselt riiki. See on paratamatult vajalik. Selles mõttes on ametkond vajalik. Nüüd küsimus on see, et mis rolli nad mängivad, kuidas annavad poliitikud nendele need signaalid, mida tuleb teha. Kas nad lasevad vahetevahel ka üle pea kasvada, tuleb tunnistada, et aeg-ajalt seda juhtub, eks ju. Et see on juba poliitikute teha, et kehtestada reeglid ja hoida sellest kinni. Aga see on tellimuse tegemine ametkonnale. Lauri Laats, soovitus lõpetuseks, kuna aeg halastamatult surub peale, mida nende ettepanekutega teha? Need tuleb väga tõsiselt üle vaadata ja nii palju kui võimalik töösse võtta. Aga küsimus on selles, et jällegi suuremast pildist. Miks me üldse räägime bürokraatia vähendamise vajalikkus? See on efektiivsus, see on ressursi vabastamine ja selle ressursi viimine erasektorisse. Meil on selgelt tööjõupuudus ja tegelikult nii nagu me teame, paljud ettevõtjad soovivad siis võõrtööjõudu. Me saame selle praegu ära lahendada sisemiselt, juhul kui me tegelikult vabastame nii-öelda teatud osa sellest ametkonnast. Kui me rakendame 50 000 töötut, kes meil praegu on, ümberõppesse, see tähendab seda, et me peame kindlasti üle vaatama kogu selle haridussüsteemi. Meil on olemas sisemine ressurss, kus seda kõike võtta. Ja minas praegu on kõige olulisem küsimus kogu selle nii-öelda temaatika juures, et ma saan aru, et me alles valmistame või käib koalitsioonilepingu koostamine. Ja, aga samas me saame aru, et meil majandusega on ju kõik väga halvasti. Iga ministri ülesanne praegu, kui ta hommiku tõuseb ja läheb tööle, on tegelikult mõelda selle peale, mis tegevused tuleb ette võtta, et meie majandus hakkaks kasvama. Ja see peaks number 1 ülesanne praegu olema. Liisa Pakosta, muide 1,2% siis esimese kvartali esialgne majanduskasv. Kui palju seal taga võib olla bürokraatia takistust?
Iga hetk, iga tund, mida ettevõtja saab kulutada või kasutada päris töö tegemiseks, annab Eesti majandusele hoogu juurde ja see on üks põhjuseid, miks seda bürokraatiat tuleb vähendada. Millest me ei ole üldse praegu rääkinud, on tehisaru võimalused teha automatiseeritud haldusmenetlusi, muuta meie elu efektiivsemaks, paremaks ja sealhulgas ka, ma arvan, et avalik sektor ei vähene niivõrd palju selle võrra, kuivõrd need inimesed saavad tegeleda kvaliteetsemate andmetega ja seda, et inimesed saavad riigi teenuseid oluliselt kiiremini, oluliselt paremini, oluliselt personaalsemalt kätte. Et see bürokraatia vähendamine ühelt poolt, tehisaru kasutamine teiselt poolt on see, mis paneb meie majanduse kasvama. Aitäh selle sisuka debati eest, jõudu nende oluliste otsuste langetamisel. Ja head vaatajad, homme on 1. mai, saadet ei ole, kohtume taas uuel nädalal ja palju õnne, Liisu!